Tervist sõbrad, mina olen personaaltreener Jacob R. Price ja ma töötan igapäevaselt igapäevainimestega, kes soovivad elu kõrvalt paremasse vormi saada. Siin on minu 10 lihtsat nõuannet, mida sa minu arvates peaksid teadma enne kui sa kaalulangetuse teekonna alustad. Ja seda sellepärast, et need teevad sul selle teekonna tunduvalt lihtsamaks. Ja loodetavasti siia jõudes oled sa juba läbi mõelnud hoolikalt, kas kaalu langetamine on üldse tervislik ja mõistlik sinu jaoks ja mainin ka ära, et treener ei ole arst. Igatahes esimene asi, mida sa minu arvates peaksid teadma, on see, et rasv ei ole mingisugune mürk su keha küljes, mida sa pead igasuguste õunaäädikate, sidruniveede ja kaneelidega enda seest välja loputama, vaid see on sinu keha energiavaru. Nagu patarei põhimõtteliselt energia jaoks, sest muidu, kui meil kõhus saaks põhimõtteliselt söök otsa, siis me ka suht kiirelt sureksime ära energiapuudusesse. Aga rasv annab meile energiavaru nendeks aegadeks. Kunagi oli seda vaja, enam võib-olla tänapäeva maailmas nii palju seda enam võib-olla vaja ei ole. Selleks, et siis sellest rasvavarust lahti saada, sellest patareist on meil vaja olla energiadefitsiidis. Mis tähendab seda, et me peame põhimõtteliselt tarbima vähem energiat, kui meie keha kulutab ja siis keha peab kuskilt selle puuduoleva energia leidma ja üldjuhul loodetavasti ta teeb seda ka rasvast, kui seda rasva on saadaval. Teine asi, mis võib kaalulangetuse sinu jaoks lihtsamaks või isegi raskemaks teha, on sinu keskkond. Ja loomulikult me ei saa kõiki asju enda keskkonna juures muuta, aga üldjuhul elus ongi mõistlik keskenduda just nendele asjadele, mida me saame kontrollida. Näiteks me ei saa muidugi võib-olla muuta seda, kui meie vastasmajas on mingisugune kiirtoidurestoran, kus sulle meeldib aeg-ajalt läbi käia ja igasugust asja endale osta. Aga mida me saame muuta, on ilmselt enda kodune keskkond, ehk siis mingisugused toidud, mis meil kodus näiteks vedelevad või mida me üldse koju ostame, sest põhimõtteliselt kõik algab ikkagist poest, kõik, mis sa poest koju tood, sa kodus ka ära sööd. Kui ei söö, siis see on toidu raiskamine. Ja sinu keha ei ole ka prügikast, kuhu sa pead seda kõike prügitoitu endale panema. Ühesõnaga, mõtle, milliseid kiusatusi sa saaksid enda kodus vähendada. Näiteks, kui sa tahad vähem komme süüa, rohkem puuvilju süüa, siis ilmselt on mõistlikum endal laua peal hoida puuvilju, mitte komme. Kui sa tahad vähem õlut juua, rohkem vett juua, võib-olla on mõistlik külmad õlled külmkapist ära võtta ja sinna veepudeli tasemele panna. Alusta mingisuguste väikeste muutustega, vaata, eksperimenteeri, kuidas need sinul toimivad. Ja järgmine asi ongi alustada väikeste asjadega, ehk siis mitte päeva pealt enda elu pea peale pöörata, vaid pigem sammhaaval alustada, sellepärast et kui me liiga suurelt alustame, siis ilmselt kogu seda programmi on liiga raske üleval hoida ja me võib-olla ei suuda sellest kinni pidada ja see ei ole väga jätkusuutlik. Loomulikult tundub alguses, et suuremad muutused viivad suurtemate tulemusteni ja seda nad võivadki teha, aga kui sa ei suuda sellest kinni pidada, siis need ei vii sind väga kuskile. Seega alusta näiteks ühe eine parandamisest, kui sa soovid paremini toituma hakata. Näiteks söö hommikul kabanossi asemel täistera kabanoss. Võib-olla lõunal pane endale mingisuguseid köögivilju toidu kõrvale, võib-olla vaheta mingisugune üks valguallikas endale päevas ära. Tee väikseid muudatusi, mis on jätkusuutlikud, lihtsad ja mis ei keera su elu põrguks ja ei ole väga rasked üleval pidada. Järgmine asi, mis teeb kaalulangetuse tunduvalt lihtsamaks, on aktiivne eluviis. Liigu rohkem ja see ei ole ainult selleks, et rohkem kaloreid põletada, rohkem energiat kulutada, vaid selleks, et ka terve olla. Mida rohkem sa liigud, seda kasulikum see ilmselt su tervisele on. Mingi piirini loomulikult. Ja sa ei pea kohe mingisugust 10 000 sammu challenge'it alustama esimesel päeval, vaid pigem leia lihtsalt viise, kuidas olla natukene aktiivsem. Võib-olla kui sa oled praegu 4000 sammu päevas teinud, ürita 6000 teha. Vaata ka järgmised paar nädalat, kuidas 6000 välja tuleb. Kui 6000 tuleb välja, siis võid sinna natukene juurde lisada. Vaikselt tõstad seda ja üritad seda enda päeva sisse sulatada. Ma soovitangi mitte panustada lihtsalt õhtuste jalutuskäikude peale, sellepärast et õhtul, kui vihma sajab või on kiire, siis sa sinna välja jalutama ei jõua, vaid pigem üritada päeva sisse neid asju sulatada. Ehk siis proovi, ma ei tea, kas või töö juures kaugemas vetsus käia, vahepeal tõuse püsti. Võib-olla kui veekeetja keedab su kohvi vett, siis sa võib-olla seisad seal kõrval, mitte ei lähe istu diivanile tagasi. Kuigi diivanil istumine ja püsti tõusmine on põhimõtteliselt nagu kükk. Ühesõnaga, mõtle, mida sa saaksid teha, et läbi päeva natukene aktiivsem olla. Ja lisaks igapäevasele liikumisele number 5 nõuanne on see, et tee ka regulaarselt trenni. Ja trenni juures on oluline see, et sa loomulikult naudiksid seda, sellepärast et siis, kui sa midagi naudid, siis see on tunduvalt jätkusuutlikum. Ideaalis muidugi võiks mingisugust trenni teha, mis kasutab ka sinu lihaseid, annab su lihastele mingisugust koormust, seega mingisugust jõutrennilaadset asja võiks ka vahepeal teha ja kaalulangetajale on see veel eriti oluline, sellepärast et see aitab lihasmassi säilitada, ehk siis see aitab sul prioritiseerida kaalulangetuse ajal seda, et langetatud kaal tuleks just rasva arvelt, sest ilmselt sa soovid pigem rasva langetada, mitte lihtsalt kaalu lihaste ja muu asjade arvelt.
ja number 6 on keskenduda sellele, mida sa peaksid rohkem tegema, mitte sellele, mida sa peaksid vähem tegema või piirama. Ehk siis võtta natukene positiivsem suhtumine, näiteks toidu osas keskendu nendele söökidele, mida sa peaksid rohkem sööma. Kui sul on kõht tühi, söö üks korralik tasakaalustatud teine, söö tervislikku toitu, söö rohkem köögivilju, puuvilju, söö rohkem täisteratooteid, söö rohkem valku. Kui sa sööd tasakaalustatud eineid, siis sul on kõhtu rohkem täis. Kasuta näiteks taldrikureeglit, see on hea lihtne süsteem, kuidas esitada endale tasakaalustatud eineid. Ja kui sa sööd kõhu korralikust toidust täis, siis sul on ilmselt ka vähem ruumi igasuguse muu jama jaoks. Ja 7. nõuanne on süüa ka regulaarselt neid tasakaalustatud eineid. Ehk siis süüa mingi enam-vähem mingisuguse graafiku järgi. Nii on sul esiteks palju lihtsam ka planeerida enda söömist, aga nii on sul ilmselt ka näljatunne natukene paremini kontrolli all. Tundub loogiline hommikusööke vahele jätta, mida iganes teha. Sotsiaalmeedia on täis intermittent fastingut ehk siis paastumist, kus sa sööd ainult mingisuguse ajaakna jooksul ja osadel inimestel see toimib väga hästi, aga mõnel inimesel, kui ta pool päeva ennast näljutab, siis hiljem teises päevapooles on tal kõht lihtsalt nii tühi, et ta sööb ennast üle ja ilmselt see ei ole ka mugav, kui sul on pool päeva, sa pead nälgima ja on rõve olla ja siis õhtul sööd ennast liiga täis ja siis on jälle rõve olla. Nii et ma soovitan süüa enam-vähem sarnastel aegadel, enam-vähem sarnase ehitusega eineid ja mitte lasta kõhtu liiga tühjaks. Lihtne süsteem on süüa 3 põhieinet ja mingi 2 vahepala näiteks. Söödki hommikusöögi, lõunasöögi, õhtusöögi ja siis teed mingisugused vahepalad sinna vahele, näiteks mingisuguse lõunasöögi, õhtusöögi vahele, enne trenni sööd natukene midagi ja võib-olla õhtul sööd magustoiduks peale õhtusööki ka midagi. Ja 8. nõuanne on teha endale selgeks, kui palju kaloreid ja toitaineid erinevad toidud sulle annavad. Ja mainin ka ära, et kalorid ei ole mingisugused koletised meie toidu sees. Kalorid on lihtsalt energia mõõtühikud, millega me mõõdame toidu energiat. Samamoodi nagu me kasutame kilomeetreid, distantside mõõtmiseks kasutame me kaloreid selleks, et mõõta toidu energiat. Ja selleks, et teada saada erinevate toitude toiteväärtus, võid sa lugeda toidusedeleid, aga ideaalis ma soovitaks alguses vähemalt ka teha mingisugune suurem ülevaade enda söömisest, ehk siis pidada mingisugusel viisil toitumispäevikut. See tähendab seda, et sa paned kõik asjad kirja, mida sa sööd ja jood, iga lonks ja amps läheb sul kirja kuskile. Ideaalis võiksid veel mingisugust toidukaalu selle jaoks kasutada ja mingisugust äppi, mis arvutab selle sulle kõik välja ja siis sa tegelikult näed, tihtipeale inimesed näevad väga palju asju, mida nad saaksid lihtsasti parandada ja parandamise all ma mõtlengi seda, et kui su eesmärk on vähendada enda tarbitud kaloraasi, siis sa leiad ilmselt selliseid lihtsaid kohti, kust sa saaksid seda vähendada, tarbitud kaloraasi, ilma et su elu peaks põrguks muutuma. Võta seda kui õppeperioodi, mitte mingisugust eksamit, kus sa pead ideaalselt tegema ja sööma. Tegutse nii hästi, kui saad ja jooksvalt ilmselt sa saad järjest targemaks ja need asjad jäävad sulle elu lõpuni meelde. See on ajutine tööriist, mis ilmselt annab sulle terveks eluks kaasa erinevad teadmised sellest, et sa oskad lihtsalt paremaid valikuid söögis teha. Eelviimane nõuanne on maga rohkem. Enne just rääkisime, et sa peaksid rohkem liikuma, aga sa peaksid ka rohkem magama ilmselt. Üldjuhul need inimesed, kes magavad rohkem, nende jaoks on kaalu langetamine tunduvalt lihtsam. Ja see ei tähenda, et sa peaksid kogu päeva maha magama, vaid pigem magama piisavalt, sest kui sa liiga vähe magad, siis ilmselt sul ei ole piisavalt energiat, et liikuda ringi, et trenne teha ja ilmselt sa teed ka kehvemaid toiduvalikuid kehvema unega. Seega maga lihtsalt piisavalt ja see ilmselt aitab sind kaasa. Sa ei pea 4 hommikul kuskile välja jooksma minema une arvelt, vaid pigem maga normaalselt ja tunne ennast hästi ja nii on sul tunduvalt lihtsam kõike teha. Üldine soovitus on magada 7–9 tundi ööpäevas. Loomulikult inimesed on erinevad, maga nii palju, kui sul vaja on ja võimalus on. Ja viimane nõuanne, kõige olulisem on lihtsalt alustada. Alusta millegiga, vahet pole, kui väike see on, kõige olulisem on lihtsalt liikuma saada. Vahet pole, kui aeglaselt sa liigud, alusta mingisuguse väikse asjaga, võib-olla alustadki sellega, et hakkad enda hommikusööki natukene parandama. Tee neid asju, mida sa saad teha, võib-olla tee 1000 sammu rohkem päevas, lihtsalt alusta väikestest asjadest. Sa ei pea ideaalselt alustama, võta seda kõike kui õppeperioodi, mitte eksamit, ära tee midagi lolli muidugi. Sa ei pea mingit pudelite viisi õunaädikat jooma hakkama, et testida, kas see aitab sul kaalu langetada. Lihtsalt tee väikseid asju, tee natukene paremaid valikuid siin-seal ja kõik need väiksed asjad kuhjuvad ja varsti sa juba näed tulemusi. Ja ongi kõik, sõbrad. Loodetavasti on mõnestki sellest nõuandest abi. Jäta meelde, kõige olulisem on alustada ja siit selle video kirjeldusest leiad ka tasuta treeningkava lingi ja ka elu kõrvalt paremasse vormi juhendamise paketi lingi. Edu, sõbrad!